elu ühe praktikes, läbi praktika õpib elama, õpib olema õnnelik, on ju, aga siis, kui ta õpib, on ju, siis selle ajal sa oledki juba õnnelik. Elu, eluke. Elu, eluke. Õpetab sulle. Õpetab mulle. Kuidas siis voolata edasi? Kuidas siis voolata edasi? Kuidas siis voolata edasi? Kuidas siis voolata edasi? Kas sul on aega mind kuulata? Kas sul on aega mind kuulata? Keerises olles tunnen ma vajan. Keerises olles tunnen ma vajan. Aega üksinda, aega üksinda. Aega üksinda, aega üksinda. Elu, eluke, elu, eluke. Elu, eluke, elu, eluke. Miinuses uued plaanid ju. Miinuses uued plaanid ju. Soovivad täituda. Soovivad täituda. Elu, eluke. Elu, eluke. Elu, eluke. Elu, eluke. Aitäh teile. Alustame hoopis täiesti sellise nurga alt, et vabandage, kas teie esinete täna? Ei veel. Mina? Ei veel. Vabandage. Teie esinete ju täna? Ei veel. Nad ütlesid, et laval ei olnud ruumi. Kõik kohad on täis. Isegi 5 minutit ei saa sulle. Vabandage. Järgmine sündmus oli kohal. Teie ju esinete täna. Ma ju tean, et teie lähete täna lavale. Ei veel. Teate, ma arvan küll, et lähen. Ma olen enam kui kindel. Ma kirjutan, ma kuulan kõik esinejad. Ma olen väga truult istun siin saalis, nagu teie praegu siin. Ma istun siin saalis, ma kirjutan ja mõttejõuga võlun ennast. Kas või palun 5 minutit lavale, kas ma saan? 8 tundi, 15 esinejat. Ei mahu. Tuleb 3. paus. Istusin saalis, kirjutasin. Mul oli lilled peas, punane kleit seljas, keset saali. Tahan ju lavale, palun, palun. Keegi ei kuula mind. Ma olen valmis. Mul on üks asi puudu. Mul on nagu 1 gramm puudu, et ma astuksin lavale. Üks noormees ütleb mulle, et toon teile ülevalt sealt kohvikust või? Ütlesin, ei, ma lähen ilma alkoholita lavale, ma tahan minna ilma selle pitsita lavale. Kirjutasin edasi, tuli 4. paus. Peaaegu kõik esinejad on esinenud ja muudkui kirjutan. Ma ei tea, mitu A4 ma ära kirjutasin 8 tunni jooksul. Internet oli välja lüüdud, nagu täna panin lennurežiimile. Ja siis nad ütlevad, peaaegu lõpp on ja ütlevad mulle. Meile tuleb lavale praegu üks naine, kes hirmsasti tahab lavale. Mina ei tea, mida ta öelda tahab, aga ta hirmsasti tahab. Anname talle ju 5 minutit. Täna ma panin 5 minutiga siia ennast üles, kogu selle platsi siia vaika. Aga mul anti laval 5 minutit. Nagu te teate, siis kamina ees ei koo, vaid armsaid mütse teie silme ees ma loon. Oma elu nautides teen asju uusi, mis sütitab hinge, lausa põlen seest. Ja siis ma mõtlesin nii, mul olid käsitsi kirjutatud tekstid. Mul oli igaks juhuks üks välja trükitud tekst. Mul oli 5 minutit aega. Käed värisesid nagu praegu, nagu täna on ja. Nägin saali nurgas üks naine filmib mind. Ta jäädustab seda. See on minu tähetund. See oli Eesti miljonäärid saalis, ma mäletan. Ja siis ma mõtlesin, mis tal ikka, hakkame luuletama. Mul ei olnud raamatut siis, see lugu on sellest.
Tulin minna linna Tallinna ja siis kõik hakkas juhtuma. Üle punaste vaipade arvasin ma, kõik selgub õige pea. Kõnnin rõõmsalt rahva seas, purgivitsid peas. Aga nad ei teagi mu nimegi, pole imegi, vaadake, milline ma välja näen. Mina muku heegeldan. Juba mõned kliendidki seal. Oi. Üks sai lõuga, toore jõuga, tõttasin appi hüva nõuga, eemal kiirabi toimetab seal ühe naisega, üks klient korraga. Mina räägin meestele, olen kaine, võin ju viia. Vabandage, teete kaine. Sõitsime siis EMO-sse, mul purgimütsid peas, EMO ukse taga ikka mina muku heegeldan. Maarja, sa oled olnud nii hea. Kuidas me saame sulle tasuda? Aga palun, hotell hommiku söögiga. Ma tõin siia Tallinna ja ma tõin selle hotelli. Ma tõin selle näite, ole kõigi vastu lahke, ole kõigi vastu hea. Siis kõik hakkab juhtuma. Lood, millele ma löön seda vürtsikust juurde ja saadan ka raamatut teile siit sirvimiseks samal ajal, kui ma räägin, et need lood on elust enesest ja mingis kujul selles raamatus. Ma luuletan ette, ma soovin midagi ja ma lähen ja täidan, ma olen elu ühe praktikes. Läbi praktika õpib elama, õpib olema õnnelik, aga siis kui ta õpib, siis selle ajal sa oledki juba õnnelik ja see ongi naeratuse miljonär, kes päriselt naeratuse eest saab kõike. Kes veel naeratuse eest on saanud asju? Tõstke palun käsi. Ja naeratad ja oled lahke ja tulevad ja voolavad asjad sinu juurde. Super. Olen Maarja Holter, naeratuse miljonär, 2 lapse ema, kas nad just enam lapsed on 18 ja 24, mul ei olegi enam lapsi. Aeg on hakata minul elama. Sa lähed loodusesse, sa tunnetad oma keha, kuidas mina ennast laen, sa lased nagu puusadel käia, rändame ringi oma teed, astud sammu, kuhu ta minna tahab ja võt sinna suunas sa lähedki. Enne siia saali tulekut ma käisin Tammula järve ääres, vaatasin sinna, no on küll jääs, aga osalt on ja praegu ma ujuma ei läinud, ma olen veel talisuplaja ka. Läbi oma sisemise naeratuse luua seda ilu ja näha seda ilu, tundes rõõmu iga pisikesest asjast, mis sütitab ja pakatab mind kõigest sellest, milles ma elan. Mul on täna nii hea meel, et te siin kõik olete, mul on päriselt siiralt hea meel. Ole iseenda elu kuninganna. Mul on kogu maailma aeg. Mul on kogu maailma raha. Mul on kogu maailma teadmine. Millist elu ma elan täna? Ahaa, seda mitmevillist. Aga kuidas käitub päris miljonär? Ega mina ei tea, mul pole õrna aimu, pole kogemust. Mõtlesin, et tõuseb ilma kellata. Vahel tõuseb ka kellaga, kui on vaja kuhugi minna, näiteks nagu täna. Ja ta on kõigi vastu helle lahke. Ta jagab ilusaid sõnu. Ta läheb poodi, ta ostab vajaminevad asjad, sest ma ei saa korraga sõita 2 autoga. On ilmselgelt selge, et ma ei saa seda teha. Ja jumal, mul on nii palju riideid, et ma tahaks tegelikult neid kõik korraga selga panna. Mõnikord ma vahetan päeva jooksul 8 korda riideid, sest nagu sisuloojana see on nii põnev. Ma olen harrastusnäitleja ka. Seal ma olen siis õppinud kõiki neid ägedaid mingid sketse, et kus mu mees on. Kuna eelmine kord oli mu see mees, nüüd täna on see mees. Vaata, sina oli mu ema ju. Tere ema. Kuule ema, mul on sulle üks lugu. Tegelikult on nii näitlemine. Et läbi näitlemise sa saad jälle riided vahetada, aga sa ei saa korraga olla Tallinnas ja Võrus. On olemas selline asi nagu orgastiline elu. Tõstke käsi, orgastiline elu. Ma käisin Vietnamis reisil. Kõik ütlesid, et seal on saltkahvi, soolakohvi ja hästi populaarne munakohvi. Proovin need ära. Proovisin ära munakohvi ja proovisin ära soolakohvi ja järsku näen avokaadokohvi. Ma tahan seda. Ma tahan seda avokaadokohvi. Nagu ei näinud ka, kuidas ta valmistas seal. Midagi seal blenderdas vist, midagi seal veel tegi. Ta oli nagu letti taga kuidagi niimoodi. Ma kõike ei näinud protsessi. Las teeb. Teate, kui ma selle avokaadokohvi kätte sain? See lõhn. Siis ta oli gaas peal, ma tahtsin seda näha, ma võtsin kaane ära, läksin sinna kuskil kivi ääre peale, panin selle kaane sinna. Seal oli mitte lusikas, vaid see pulga moodi, plasmassis siuke pulgake. Korras.
food kasmaine, see on nagu, ma sain kohvist selle orgastilise tunde kätte. Tahan seda veel. Issab kui hea. Mis te räägite unakohvist, soolakohvist, avokadokohvist, palju parem. Ma päriselt teen Vietnamini reklaami praegu, on ju. Et minge Vietnamisse ja prooviks avokadokohvi. Kodus ei tulnud enam absoluutselt selline välja. Ja siis minul oli see kohvi siin käes niimoodi mõnusasti. Ma ei tea, kes kuulis, no ma ei tea need, kes seal olid minu ümber. Põhimõtteliselt minu jaoks ma ei pannud tähelegi, kes ümber oli. See on lihtsalt nii võrratu. Siis ma rüüpasin seda, see oli nagu selline natukene tummine, selline avokaado, kellel maitseb muidugi avokaado, siis nagu jah, võib-olla mõnel ei maitse, siis ta ei pruugi seda saada. Aga leidke oma need asjad, mis te nagu toiduga seob ja kui te saate seda tunnet, seda ma siis nimetangi orgastiliseks eluks, et kui sa saad need mõnusad tunded kätte erinevad, mõni saab päikeseloojangust, mõni saab, ma ei tea, inimeste vestlustest, mõni on nagu hästi inspireeritud reisimistest ja lihtsalt kõrgemalt vaadetest, et kui sa vaatad sealt alla, on mäed, on pilved ja mingid sellised lumised nõrvakesed, et kui ilus ja vot see on see hetk. Ja nüüd toome need ilusad hetked tänasesse päeva, mõtle oma kõikide ägedate asjadele, sündmustele, teate mul virvarr, nagu ma panin silmad kinni, virvarr käib silmade ees, kõik need ilusad asjad tooge siia tänasesse ruumi. Ja see on see koht, millega saad ise ennast päästada. Keegi ei tee seda sinu eest. Kuidas te ennast tunnete? Kuidas teie tunnete ennast? Väga hästi. Te tõite siia ju puhta rõõmu praegu, kõik oma mõtetega ja need rõõmutunded aitavad teil lihvida. Teie ise olete iseenda lihvijad. See iga teema, mis teieni jõudis, on nüüd siin peopesa peal. Ja teie lihvite enda teemad, enda rõõmutunnete peal. Oi, neid jamasid on meil küll. Aga et need jamad ei tõmbaks meid nagu katki või selliseks, et meil oleks nagu tühjaks pressitud sidruni tunne selline. Jumal, mul on neid elus küll olnud. Aga ma tean seda nippi, et ma toon selle siia, mul on hea olla ja ümbritse, võta kõne sõbrannale näiteks. Ma olen see allikas, mis lihtsalt voolab ja see allikad ei külbu muideks talvel ära. Ta lajab üle. Te saate selle mõnusa ägeda energia, mis ma täna praegu tunnen, selle mõnusa poweri siia ja nüüd läheb rahusse. Ja siis hakkame laulma. Ja rahutunde pealt teeme otsuseid. Rahutunde pealt liigume oma elus ühest teemast teise. Siis nad mõtlevad, et see ei ole võimalik, et sa kogu aeg selline positiivne ja aktiivne oled ja selline. Teate, ma mõtlen päris tihti seal üksinda, kas mere ääres, oja ääres, veekogu ääres, looduses või autos või vaatad taevasse. Neid hetki ma alustasin 15 minuti kaupa kuskil 13 aastat tagasi. Ja siis ma hakkasin seda suurendama päevas 20 minutit. Tänaseks on see 3 tundi. See on minu normaalsus juba, olla täiesti iseendaga. Ja mõnikord avastan, et ma olen olnud iseendaga 8 tundi mõne inimese tööpäev. Sellepärast ma tundsingi, et mul on vaja voltida. Olla nähtaval. Ma olen nagu selline, ma ei tahaks seda üldse öelda, aga mäletate seda Roosa. Ma olen täpselt nagu see Roosa sealt tänavalt. See tahma nagu ma olengi tänaval ju kuulsaks saanud. Läbi selle volttöö olengi saanud tuntuks. Kõigepealt ma nimetasin ennast tuntuks, siis ma nimetasin natukene kuulsamaks ja siis, kui sa niimoodi nagu täna eile seal Viljandis ringi käisin, siis ma sain aru, et issad jumal, ma olen midagi maailmale andnud, kõik naeratavad. Ja see Roosa koht on jumala äge, kõik mäletavad ju, on ju? Just. Mis on järgmine asi, mida sa iseenda elus muudad, et veel paremaks iseendaks saada? Ka vaikus on okei. Ta saab selle vaikusega ise edasi mõelda. Ta on nii rahus, tal on nii hea olla siin praegu. Ja siis ta mõtleb, et nagu, mis ma veel tahaks, kui mul on nii hea olla.
ja niimoodi olen jaganud alla 1000 pastaka ja kinkinud neid inimestele tänaval. Palun. Ja siis ta tuleb mu juurde järgmine kord, kui ma kokku puutun, kuskil ringi liigun. Sa ei kujuta ette, kuidas see pastakas kirjutab. Sa ei kujuta ette, kuidas ma muutsin selle koha, mida ma sulle tookord ütlesin. Sul küll ei olnud seda, sa saad öelda mulle, tead, kui rahulik mul tookord oli seal. Ja, aga sa ei kujuta ette. Ja siis ma sain aru, et ma olen ringiliku elumotivaator. Juhuu! Ära tegin. Aga see on alles algus. See on nagu mingi vundamendi loomine. Ma alles nüüd olen headusega ja positiivsusega. Ongi pikem tee tundub, on ja? Pange, mõtle, ja pange, ütleme sotsiaalmeedia ja meedia, mina teen seda sotsiaalmeedia sisu, tere, on ja? Aga meedia kajastab kõike. Meedias sa saad ju sekundiga kuulsaks, eks ole? Kuidas? Ikka selle negatiivse uudisega. No me peame selle ju näite tooma. Aga mina lähen siin mingi, üldse ei tulnud laike sellele videole. Ma ei saa aru, kommenteerivad, sa oled nagu väga imelik. Ma ei tea, mida sa tarbid. Mul on tohutult palju neid kommentaare käsinud. Mida sa tarbid? See on mingi narkolaksu, mingi ülevoolav, õudne. Appi see Maarjale tuleb saali. Sest imelik on ja. Kuulge, vaadake, ta läheb rooli. Nad arvasid mu purjus. Need on need kommentaarid, mitte siis tänavalt, vaid need kommentaarid, mis on sotsiaalmeedias. Väga paljud kardavad seda kohta, et ma ei julge ühtegi postitust teha. Ma ei julge isegi, ma võin oma varbast teha, on ja. Olete kuulnud, OnlyFansist saab varvaste eest ka raha, eks ole. Nad on mulle öelnud, et tee seda ka. Ma ütlesin, teate, ma usun, et raha tuleb teistpidi. Rahaenergia käib teistpidi. Ja tehakse nagu endast, ma ei tea, loodusest pilt, aga nad ei julge iseennast näidata, sest nad ei julge nähte peale tulla, sest vot see negatiivne kriitika, mina ütlen selle peale. Ja Taavi Libe on minust mitu saadet teinud, eks ole. Ja kes on näinud mind telekas? Jaa. Aga pooled ju saalis ei ole hullu, aga lugusid vähemalt kuulete täna. Taavi Libega oligi see, et ta pani sinna sotsiaalmeediasse pildi või mingi videoklipi ja pooled kommentaarid olid negatiivsed. Ja mina otsustasin, et kuna see ei ole minu leht, mina ei halda seda, oma lehtesid ma saan alati ära kas kustutada või, põhimõtteliselt ma saangi kustutada, et ei ole vaja seda energiat kanda, et võimendada. Ja siis mina kirjutasin sinna Taavi Libe postituse märgatud Eestis postituse alla. Aitäh kõigile kommenteerijatele ja nüüd lugege seda ise ja see põrkab teile tagasi. Mitte ühtegi kommentaari. Negatiivset enam. Käisin nüüd veel Taavi Libega saates. Ma tean seda naist. See oli minu üks unistus. Saadab televiisorisse. 2017 oli see muidugi kunagi esimene sõnaline roll. Ja ma kujutasin ette. Kõik, mis on ette kujutat, siis see kõik läheb ju täide. Olge nagu ettevaatlikud ja mõelge hoolikalt. Ma kujutasin ette, kui mina lähen telekasse ja minu nägu ja minu keha, minu müts ja kõik see niimoodi detailselt, kõik on niimoodi. Nii, selle järgi nad tavaliselt tunnevad. Ja nüüd see Eesti inimene istub seal televiisoris, need, kes veel vaatavad telekat. Mina vaatan ainult siis, mina vaatan nii harva, ainult ennast, on. Vabandust. Mul ei ole telekat, ma lähen selleks veel külla kuhugi. Ja siis ma kujutasin ette, et kui ma nüüd läksin Töörööbikud oli see saade ETV 2017. Ja nüüd te näete mind telekas. Ja siis Eesti rahvas diivanil. Mis iganes tal käes on, mis iganes ta parasjagu käsil on, me võime ju kududa seal, me võime süüa seal, me võime juua seal, me võime seal klaase kokku lüüa, ja siis, kui nad näevad mind telekas, ja siis nad tõusavad, nagu jalka see värk vaata, siis ma tean seda, sa ka tead, ja see oli minu üks unistus, ma ei olnud veel telekas käinud, aga siis, kui ma sinna läksin, siis kui ma uuesti tänavale läksin, siis nad ütlesid, ma tean sind, te olete nii lahe. Kas ma saan teiega 2 sõna rääkida? Kas ma võin sinuga rääkida? Kas ma võin teid kallistada? Grillfestil tehti minuga viimane grillfest, mis ma jalutasin lihtsalt läbi. Minuga tehti 200 selfit. Kes see meil veel on seal aktiivne seal sotsiaalmeedias nüüd lühivideodega? Kas Jüri Ratas äkki või? On ja? On ja? Ega ma talle väga alla ei jää, siis ma tegi, Jüri, tule sina ka siia, siis Jüri tegi minus. Ja siis ma naersin, et
siis oli seal fännid, meil olid mõlemad fännid seal grillfestil, üks sikutas ühele poole, teine teisele poole, siis ma mõtlesin, tšau Jüri on ju, nagu vana semu on ju. Aga sellel hetkel me olime ühisenergias, sellel hetkel me tegime ühist asja, tema oma, mina oma, aga sarnast on ju. Ja see oli nii kihvt on ju. Siis seisad seal grillfestil niimoodi, seal on 10 inimest ümber. Räägid juttu ja teate, te olete jumala äge, ütlevad selle. Ja räägin veel ja räägin just lugu. Aga sa üldse tead ka, et me oleme sinu õe sõbrad kõik. Ja me päriselt hoolime ja fänname sind. Ma ei teadnud. Mina mõtlesin, et mingi kamp on ja tore on ja me oleme selle noorema õe sõbrad kõik. Ja siis ma mõtlesin, et iga hing on oluline. See, mida sa täna räägid, see toetab seda hinge. Ilma, et sa tead, kes kus kaudu ta sind kuskilt teab ja soojust, armastust, paitust, hoitust, kõike ma alati saadan. See, kuidas ma alustasin täna, et kas täna esined sina, on pausid. Igal nendel sündmustel, seminarid, konverentsid, nagu teilgi oli väike kohvipaus. Palun, kas keegi tuleb minuga siia? Korra, tõuseb püsti, tuleb minu juurde siia? Ei ole hullu. Aga äkki sa tuledki siia? Tuled minu juurde ka? Tule jah, väga hea. Võta siit üks kohvitas ja tule minuga. Tule ka julged, siis sa oled kaadris ka. Tule ka siia. Meil on nüüd paus. Nii. Kuidas see läheb? Nii hästi, aga sul? Väga äge. Vaata, nii palju inimesi koondas veel meie juurde. Jumala äge. Jaa. Et selles suhtes, et kuidas sul see nagu, kõik see sündmus siin nagu meeldinud on? Ei, no sündmus on jumala äge. Selline väga hea ettevõtmine, täiesti eriline. Jaa, aga teate, praegu me räägime siin, et laval ei olnud nüüd see 30 minutit ei olnud mina praegu laval, et on paus ju. See on see koht, vaata see, mis ma alguses tõin. See on see koht praegu, kus siis tead, et see Triinu läheb kohe lavale jälle, et see ei ole praegu minu show, et Triinu läheb praegu lavale. Lähme teda kuulama, paus saab läbi kohe. Lähme. Ja niimoodi 10 minutite kaupa. Aitäh sulle. Niimoodi nende pauside ajal oli mul alati 10 inimest. Josi ma olen, kes ma olen, on ja. Sükene enese otsija, on ja. Me kõik otsime elu lõpuni tegelikult ennast, et mis me järgmisena teeme, mida me enda heaoluks saaks veel teha, on ja. Me tegelikult kõik oleme need. Ja siis, kui ma avastasin, et oota, ole ise enda elu bränd. Ma tegin just ise, täiesti ise mingi paar päeva tagasi sellise kõristi, et see aitaks mul teiega koos laulda. Proovime niimoodi, et mina ütlen ette, teie ütlete järgi. Mina ütlen ette, teie ütlete järgi. Tõmba oma sõnad, mis seal raamatus ka on. Rändame ringi oma teed. Astud sammu, tahad veel. Rändame ringi oma teed. Astud sammu, tahad veel. Õnne sulle jagan ma. Läbi naeratlustega. Rõõmu sulle jagan ma. Läbi naeratlustega. Õnnekaev sinu sees. Rändame ringi oma teed. Kus sa laed. Looduse väes. Rändame ringi oma teed. Astud sammu, tahad veel. Aitäh.